Kell valetab, kell on 1. Selle numbri pealoona isegi märgitud ja Chuck Norris ja ka rikkalikult illustreeritud illustratsioonid korduvad raamatus. Aga selle kõigelt pigem nagu illustratsioonid, superkangelase kujunemine Gilgameshis, Chuck Norrise digitaalse apoteoosini. Ehk kui keegi mõtleb, et seesamane eessõna, mis sisaldub kaante vahel, et see ongi kõik, see ei ole kõik. See on lühendatud kokkuvõte, et raamatut mitte asjad jämedamaks ajada. Ehk täispikk essee on ikkagi see, mis on keskussis. Ja siin on ülevaade tunduvalt laiemalt, nagu näete, maht on ja igatipidi hariv lugemine on üle pärast mõtiskleda. Siin on tõesti alustatud aegade algusest, et Gilgamesh ja Enkidu, ehk nagu mu arheoloogist kursavenn akadeemik Lang ütles, kolgamees ja hingetu, et need on ilmselt ka meie vanad kangelased. Ja niimoodi kuni Chuck Norriseni välja. Ja kuigi on ka mõningaid pseudokangelasi tekstis, lipad nagu karukortsutaja Large Place'is ja samas on jäänud välja ka naabrite hoopis olulisemaid kangelasi nagu Stiglitz ja Tšapajev,
klassiline müüdiloome, kuidas võiks nimetada, siis kindlasti eestlaste panus on ka täiesti märkimisväärne. Ma arvan, et ka teistel maadel on kindlasti ka omad kohalikud tähelepanekud Chuck Norrise teemadel, aga Eesti tähelepanekuid on siin ka mitmeid tükki. Nii et ses mõttes jah, et kui kellelgi on midagi sarnast mõnes muus keeles või viletsas eesti keeles varasemast olemas, siis kindlasti see ei tähenda seda, et nüüd on juba olemas ja see raamat ei peaks enam midagi juurde lisama. Oi. See lisab kõvasti ja nagu öeldud, põhiline on see, et hakatuseks on teaduslik lühiessee, mis seletab lahti seda fenomeni ja mille kapitaalsem käsitlus on siis Keskussi numbris ja loodetavasti ilmus äkki veel kuskil mõnes kapitaalsemas väljaandes ehk on põhjust edasi kirjutada, sest lõppude lõpuks inimene, kes sellega enam peab vaevanud, on tegelenud igasuguste sangaritega, ennekõike Põhjala sangaritega ja nende saagadega ju aastaid, et on olnud aega kõige selle üle mõtiskleda. aga nüüd siis sõna Oskar Alasele, kelle nimi koostajate ja kaasautorite reosel esikohal ennekõike tänu teaduslikule eeltööle. Jaa, nagu sa ütlesid, Chuck Norrise ajalugu hakkab juba enne tema sündi ja üks fakt ju ütlebki seda, et pärast enda sündi sõidutas ta ema autoga koju ja kasvatas kohe sealt ka habeme. Selle kohta on ka loomulikult fakte olemas. Aga muidugi ka Laurito on sama suur osa siin nende naljade koostamisel, et ka kahe peale panime selle kokku. Aga kui nagu sellesse hetke minna, kui ülemaailmse populaarsuse saavutas, siis no kõigepealt me tunneme Chuck Norrist kui 70, 80 ja ka 90 aastate mäluliikongelast sarjast Texase korravalvur ja mitmetest filmidest, aga 2005 juhtus selline asi, kus siis internet oli juba piisavalt kasutajaid leidnud, et see ühisloome või meemide loome siis kolis internetti ja kõigepealt tegelikult ei olnudki tema kohta naljad, vaid Vin Dieseli kohta tehti selline faktide generaator nii-öelda. Ja Vin Diesel mängis siis filmis The Pacifier ehk eriväelasest lapsehoidja. Ja see oli nii kummaline, et siis hakati temale nalja tegema. Aga siis selle lehekülje, interneti lehekülje looja korraldas rahvaküsitluse, et leida uus sihtmärk ja selle võitis ülekaalukalt Chuck Norris, kes siis hakkaski troonima seda sellist faktide ühisloomet ja tõenäoliselt tänu sellele, et nii oma filmides kui ka sarjades kehastab ta sellist ülimalt stoilist kangelast, kes jääb rahulikuks ka kõige karmimates olukordades, aga samal ajal karmilt ka siis need olukorrad lahendab. Kehastab valget meest. Väga karmi valget meest, aga tal on see nii-öelda sidekick ehk siis kaaslane, kes on siis tumedanahaline. Joo. Miks mitte? Aga jah, ja siis andis tema populaarsusele tõuke USA telesaatejuht Conan O'Brien, kes pidas selle sarja klišeesid ja seda Norrise sellist stoilist võitmatut kuvandit ja siis ta läks nagu päriselt käima, et siis hakkasid inimesed juba ise täiendama faktide loetelu. Ja nagu sa ütlesid õigesti, et igal rahval on omad
versioonid siis lähtuvad tema kultuurilisest taustast seoses Chuck Norrisega ja meie Loritoga töötasime läbi siis interneti erinevaid avarusi erinevates keeltes, sealhulgas siis ka islandi keeles ja vene keeles ja mis keeled nüüd prantsuse keeles, et Google Translate'i abiga saab ju mõttest kergesti aru ja üritasime siis kompileerida sellist rahvusvahelist kogumit. et siin jah, seda uurimustööd tehes tegelikult paistab silma see, et on umbes 200 Norrise sellist fakti, mis korduvad absoluutselt kõikides keeltes ja ütleme kõikides YouTube'i videotes, kõikides naljalehekülgedel ja nii edasi, aga Facebookis isegi on ka Chuck Norrisi gruppa 5 tükki vähemalt, et kui siis ka aina uued naljad, uued tekivad väga harva, sellepärast et ikka kipub kindlasti niimoodi olema, et iga 50 nalja kohta on või fakti kohta on 10, mis korduvad uuesti ja uuesti ja siis, kui isegi keegi paneb üles mingi YouTube'i video 500 Chuck Norrise fakti, siis tegelikult on seal 270 ja siis ülejäänud 230 on kas natuke muudetud sõnastusega või isegi täiesti muutmata kujul on nagu täpselt needsamad, mis juba alguses sai öeldud. Ja täpselt sama paradoks toimub ka eestikeelsete Norrise raamatute hulgas, kus on siis niimoodi, et a la 86. leheküljel on nali, eks ole, ja siis 98. on täpselt sama nali uuesti. Et niimoodi mahtu saavutada raamatule oleks ju äärmiselt tore tegelikult, et võttagi ja panna kõik asjad 2 korda või 3 korda ja siis müüa seda nagu originaalsuse vaja. Et meie seda teed ei läinud, me jõudsime sealt välja filtreerida kõik sellised, mis nüüd on väga ära liigeldatud või ka korduvad. Aga klassika panime sisse, aga üritasime sealt välja filtreerida just need omanäolisemad ja need, mis me nagu muutest kehtest leidsime, et kui me võtame Rootsi näiteks, siis see, et Lego lipu peale astudes, siis kui ta Norris Lego platsile otsa asub, siis plasmassi tükk korjatab, siis see on nagu ilmselgelt nii-öelda Lego kodumaine või Taani, jah, okei, Taani, aga mul on tegelikult Skandinaavia maad nii segased, sellepärast et ma kõiki keeli natuke oskan, aga mitte piisavalt hästi, siis jah, et pigem nagu tuleb kasutada tõlke abi. Aga jah, et seal on tõepoolest on ka Eesti selliseid Norrise fakte ja mis veel tõlkimise puhul hästi oluline on see, et ma arvan, et kõik me oleme tõlkimisega kokku puutunud, et on osad asjad, mis tõlkides on nagu ei kõla või ei olegi võimalik tõlkida. Et mõned sõnamängud on ikkagi äärmiselt sellised keelepõhised ja neid ilmselgelt ei saa kasutada, siis need tulebki kas mugandada või siis leida mingisugune uus konks või vaatenurk asjale. Ei olles terve selle raamatu läbi lugenud, siis jumala ees, nagu algus väidetakse, et ei mingeid kordusi ja ei mingeid tõlke ja kirjavigu. Leidsin ainsa kirjavedu. Tegelikult see on 2. 2? Jah, 2. Sa leidsid 2? Nagu seda räägiti. Ainult, et see ämblikult pelgus, et see on arachnoloogia, seal läks midagi peale arachnoloogia. See on ainuke, mis mu silmi, eks seda on see igati korrektne. Aga sa leidsid teise veel. Ma saan, Sashimi on kursiiv, niimoodi, et üks i on nagu kursiivist väljas, on nagu kristi. Neid on see on skripti viga. Jah, et ikka juhtub sellise asja paratamatult kogemata küljendamise käigus. Aga muidu on selle kord perfekt ja sisukordusi võib öelda, et ei ole. Ehk nad on sarnaseid või sama teemalisi mõttekäike, need on paratamatud. Aga iga kord on sõnastus teine ja vaatenurk nagu teine, nii et tõepoolest ei ole aetud taga mahtu
sellepärast oligi selline tore selline ambitsioon, et kui oleks 365 sellist fakti, et siis jätkuks seda terveks aastaks. Et aga üks lookene või üks lausekene päevas ja ka aega samale lugejale on aastaga ikkagi võimalik nagu hea töö kindlustada. Teda ei olegi mõttekas kohe läbi lugeda ja pigem jao pärast niimoodi, et tuju tõsta. Ja siis me veel nagu teise sorti, mis me tegime, siis teine ambitsioon oli, et igal leheküljel peab olema vähemalt üks originaalne, täiesti originaalne, mis ei ole varem ilmunud. Ja me lugesime kõik seni ilmunud läbi eestikeelselt. Palju nüüd on parem ilmunud? Nii. Ja igaühe kohta me siis üritasime natuke kriitikat teha ja siis arutada milliseid vigu me võime vältida, siis, et mis ei oleks päris sellised. Ja need on ilma akadeemilise sissejuhatuseta. Kindlasti. Ja tõesti nii-öelda masintõlke ja muude hädadega. Karta on. Aga võib-olla räägime natuke sellest Norrise kangelase kuvandist või fenomenist. Kui me läheme tõesti ajaloos tagasi Gilgameshi juurde ja Kreeka juurde, Heraklase juurde, Achilleuse juurde, siis kõigil neil olid mingisugused vead või nõrkused, mingisugune üks nõrk koht Achilleuse kand, eks see tuleb kohe. Erinevad šokist. Aga jah, Chuck Norrisel õnnestus vältida, tal ei ole ühtegi viga ega puudujääki ja see ongi siis selline absurdi piiril selline kangelaskuvand, kus kangelane on juba, ütleme, suurem kui Jumal. Teatavasti vanaemal läks 6 päeva maailma loomisega 7. puhkusel. Chuck Norris ei pea puhkama. et see on nagu üks põhiline tähelepanek võib-olla. Siin on võib-olla sellepärast ka, et ikkagi mütoloogias ja ütleme usundite kujunemise juures vanad inimesed või meie vanaaja inimesed siis üritasid omistada jumalatele mingeid inimlikke jooni, et need jumalad olid ka vihastusid ja kaklesid ja seksisid võõraid naisi ja tegid igasugust pahanast. Aga nüüd just see Norrise faktide puhul siis kui kõik nõrkused ära kõrvale jätta ja teha ka üks selline ilmeksimatu, suurematu, võitmatu kangelane. Norrise kohta on ju teada, et kui ta ajamasinaga ajas tagasi läks ja iseenda noorema versiooniga võitles, et siis mõlemad võitsid. Et kui isegi nagu niimoodi suudab Norris teha, et siis kindlasti tema on nagu puutumatu kõikidest nendest Vana-Kreeka, Vana-Rooma, Vana-Skandinaavia. Selle kohta kindlasti oskab palju rohkem rääkida. Kuigi on vist on teada, kes lõpetas Taevas, kes lõpetas Võrgus. Chuck Norrise puhul jääb suhteliselt tunne, et erinevalt Pandorabast või Heraklasest, kelle puhul nagu selge, kus ta lõpetas, et tema jäigi nii-öelda vastavalt tujule ja soovida, et nendega nende kahe mega vaata. Mõlemal pool on kordu. Riikide saagade ja Germaani viispärimuse juurde minna, siis seal siis Sigurd Lohedapp ja Ragnar Valuspüks näiteks, kelle saaga me Juku Kõleräidiga oleme tõlkinud Juku siis luuleosa, siis need ei ole võitmatud. Nad võib-olla kannavad teatavat jumalit päritolu, aga ometigi siis nad pole võitmatud nagu Chuck. Ja nad lausa sageli pididki kangelaslikult hukkuma. Jah. Muide, kas kohalikud teevad, mis oli Chucki risti nimi? Carlos. Mitte
siin veel võiks rääkida, kui ajas edasi minna, siis Rüütli ajastu kangelased pidid lisaks sellele, et nad olid tugevad ja õilsad, olema ka viisakad ja printsesse kätel panna ja neid kaitsma, siis Churchill selliseid kohustusi ei ole. et temalt võib ükskõik mida siis ette võtta ja kõik see tundub kuidagi õige. Üks fakt räägib sellest, kuidas Chuck Norris koduteel sattus mingile meeleavaldusele, kuidas jah, ta sattus registreerimata meeleavaldusele ja mööda minnes ajas kogemata laiali eriüksusele. aga umbes nii jah, ja see ei olnud ka veel kõik, mis tema võitmatust ja ütleme rüütellikkust või kangelaslikkust iseloomustaval sees. Teinekord sattus ta feministe sellisele koosviibimisele ja astus sealt välja võileiba teada mingitud särgiga. Et kui me nüüd tänase Eesti kontekstis vaatame, kas mõni Eesti mees suudaks kalakarja keskel nagu sellist asja korrata, siis see on kindlasti välistatud. Et ta lihtsalt nokitakse surnuks ja tühistatakse ära juba ainuüksi sinna sattumise pärast. siis me võime minna ka nende kangelaste juurde, kes on siis 20. sajandil välja mõeldud ja filmide kaudu ja koomiksite kaudu siis sellisesse modernsesse ühispärandisse talletatud nagu Superman ja Ämblikmees ja Spider-Man, Batman. Need on kõik patenteeritud tegelased. just, et nad on tehislikud ja konstruktsioon, mis siis suurkorporatsioonide arvates on vaatajatele või lugejatele meeldivad või nende seas populaarseks muutuvad. ja Chuck Norris seda kahtlemata ei ole, et tema siis on siis üle kõige ümbersuperkangelane võiks võib-olla isegi öelda. Kui need teised USA kinematograafilised ja muud pärimuskangelased, mis kõik ei ole patenteeritud, see oli ka siukene Mehhiko või California kangelane, kelles see USA kinokangelane lõpuks sai tõsta preemia kangelane, kes Zorro. Kui mõelda, keda meil on nagu 6. aastast kokku ongi Ivan Oro ja Zorro, siuksed, kes on igavesed ja kellel on veel loodud. Ivan Oro muuseas, kellel on alati õigus. Seda ka, jah, aga tema üritseb nüüd aeg-ajalt põrgus, kus Zorro selleks kõik teab. Aitas küll kõiki, aga kodus kuhugi. Zorro on pigem selle Robin Hoodi tüüpi sellise mütoloogia järeltulija, lihtsa inimese kaitsja. aga paratamatult mingil hetkel, kui see keeruline aeg saab otsa, mäletame, et siin 20. sajandi alguses oli ka selline mütoloogiline tegelane nagu Vladimir Ilitš, eks ole, kes ka kaitses lastel pead ja võitles tööliste talupoegade heaolu eest. Et need ikkagi kuidagi lõpetavad. Hiljem osutus selgeks. jah, et nad ikkagi lõpetavad kuskil ja Norris ei lõpeta. Norris rändab seal, kus tahab, teeb, mida tahab. Isegi oma matustel kandis omaga kirstu, mis on ka raamatukaanele jõudnud. et sellise asjaga ikkagi ükski veeline ei saaks hakkama. Zorro ammugi mitte, sest Zorro oli ka väga toetus oma hobusele, et üldse midagi saavutada. füüsikaseadus Norrise kohta ei kehti. kõndides ajab maakera pöördama ja kui igale aktsioonile vastab reaktsioon, siis ei ole olemas jõudu, mis vastaks Chuck Norrise pöördlöögile. Ja ta ei sõltunud kohusest. See on õige, sest mitmed tema
Norrise puhul, kui me siin loomadesse nagu loomade teemale korraks teeme kõrvalpõike, siis vähe sellest, et ta ei vaadanud hobust, et siis ta ka lõi ju aeg-ajalt mõnda liiki, et ühel hobusel olevat kunagi lõuaagi olnud ja sellest nüüd siin siis kahju kirjatud. Või siis teine asi, et nagu, et ei ole olemas välja surnud loomi, et on olemas need, kellel Norris lubas elada. Ehk siis need liigid, kellel lubati elada. Et ühesõnaga tegelikult, ma ei näe siin nagu jumalikku sädet. Ja sellepärast on ka kaanelus meil Demiurgilist. just. Nii, aga arvan, et kõvasti eetan, muidu me juba nullin ära eelnõu soovituse lugeda ikkagi läbi põhjalik akadeemiline käsitlus. Aga nüüd, et kas on täpsustavaid küsimusi? Seda, et kui kaua ta seekord kavatseb surnud olla? Seda oskame aidata ainult ise, eks. Norris oskaks ise öelda, aga ja kas ta üldse ongi surnud, selles on küsimus. Sellepärast, et väidetavalt, kui surm vigati mehe kujul, siis Norrisele järgi tuli, siis Norris pani ta aeda kinni ja ütles, et nagu enne ei liigu kuhugi, kui on nagu muru niidetud. Et mingi tähelepanek järgi olnud ka 10 aastat tagasi ära surnud. Aga surm ei julgenud ju sel teemal köhida. Aga samas jah, teistpidi jääb mulje, et elab igavesti, mis ongi ilmselt kõige täpsem üldisus selle kohta. ja mis nende Norrise nende naljade või faktide puhul veel silma paistab, on see, ja faktide puhul siis silma paistab on see, et ta ei ole selline kui siin Askur ka mainis neid suurkorporatsioonide kontrolli all olevaid Marveli kangelasi, mis on siis väga copyright isudega on nagu tagatud, siis Norrise puhul on võib-olla üks asi, mis temast teeb sellise horroriku või Lenini moodi rahvamehe, on see, et iga inimene tegelikult suudab ise luua neid Norrise nalju või Norrise fakte ja keegi ei pane kätt ette, keegi ei saa interneti ajastul öelda, et sa ei tohi öelda, mida Norris veel võis teha. Vastupidi, et siin nagu igal lugejal ka võib-olla oma siin ära tundnud, tuleb 10 fakti läbi ja siis tulistab veel 20 kui kuulata. Ja järgmine hetk on siis tema loome on või tema tõlgendus Norrise tegevustest. Kusjuures mingist ajast oli ta ise ka kursis kogu selle ülemaailmse mütoloogiaga ja oli sellega tegelikult mitte tõrkinud või liiati rahul. jah, ta alguses võib-olla kohe ei osanud otsustada, mis selle emaga peale hakata, nii-öelda emaga, aga 2009 andis ta välja omaenda valitud faktide kogumiku. ideed on mõeldes jah, tegelikult Chuck Norris on teadus humorist ja võib-olla esialgu see paljuski mitte ameerikapärane huumor, sest ma ütleksin, et kõvasti on üks britipärast absurdi lihtsalt, täis absurdi, mis ei ole tegelikult Ameerika huumoris kaugeltki klassikaline. Eks ta võttis ka aegani harjuda sellega, et peale minu, nagu ma ennast tean, peale selle on veel mina, kes on suurem kui ma ise, keda jagub üle terve maakonna ja kelle biograafiat pidevalt täiendatakse. ma ütlekski, et kui tema surm tõele vastab, siis toimus selline pigem üleminek elavast legendist